Nii, tänu Jumalale. Tegeleme siis sükse teemaga nagu oma kogudus. Ja loen ühe olulise kirjakoha selle sama teemaga seoses ette. Ja see on Mattuse evangeeliumi 9. peatükk ja 35. salm. Ja ma loen seda meelega just 35. salmist, kuigi tundub nagu, et see 36. nagu võiks olla see prioriteetne, aga see on näha, kuidas see on seotud otseselt tervenemisega. Ja ütleb, ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad ja õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. Me näeme siis õpetas, kuulutas ja tervendas. Me näeme siis tervenemised olid seal. Ja nüüd ta ütleb selles samas kontekstis, aga kui ta rahva hulki nägi, oli tal hale meel nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Lainut tõlge tõlgib siis selle fraasi piinatud ja vintsutud sellisel kombel, et nad olid segaduses, ahistatud, ahastuses ja masendunud ja abitud, nagu lambad, kellel pole karjast. Nagu lambad, kellel pole keda karjast. Me näeme, millel ta viitab selle, et igal lambal on vaja karjast. Eks saame aru, tegemist on ilmselgelt jällegi kahe võrdpildiga, ehk siis igal inimesel, kes on Jumala juurde tulnud, Jumalaga koos käimas, on vaja pastorit. See hakkab sellest peale, et ta muidugi on vaja esmalt kogudust, kus on pastor ja kus ta saab sellest osa. Nüüd, mida see toodab tegelikult just selline asi? Ja vaatame korra Rooma kirja 1. peatükki. Paulus kirjutab siin huvitava asja Rooma 1.9 sellele kogudusele. Ta ütleb, sest Jumal, keda ma oma vaimust teenin tema poja evangeeliumi kuulutamisega, on mu tunnistaja, kuidas ma lakkamata pean teid meeles. Aina oma palvetes, anudes, kas ma juba kord Jumala tahtmisel saaksin tulla teie juurde. Sest ma igatsen teid näha, et võiksin jagada teile pisut vaimulikku annet teie kinnituseks. See on, et meie teie juures üheskoos olles vastastikku ergutaksime üksteist ühise usu teie ja minu oma läbi. Nüüd mõni mõtleb, et millest ta siin räägib? No, et igatseb nendega kokku saada. Ja igatseb neile Jumala sõna jagada, eks ju. Aga sa märkad, ta räägib, kasutab seda huvitavaid sõnu. Igatsen teid näha ja jagada teile pisut vaimulikku annet. Kas sa märkad selleks, et seda jagada, oli vaja mida teha? Neid näha. Ja ta ei räägi, tol ajal küll ei olnud võib-olla võimalust videoülekannet teha nagu vist ja erinevad muid sellised asju, aga küsimus on selles tänasel päeval ka näiteks inimesed, kes vaatavad, mina ei näe neid. Nüüd samas muidugi isegi kui ma näeksin, ka see ei loo seda asja. Ja me näeme seda, et Piiblis on väga palju just vahetud kontakti seoses tervenemisega. Näiteks üks huvitav fakt, ma ei tea, kas oled kunagi selle peale mõelnud. Meil on terve hulk tervenemislugusid, kus siis Jeesus haigeid tervendab. Ma ütlen siis neid lugusid, kus on detailsed kirjeldused, ütleme üksik inimesed, kes siis tulevad tema juurde või kümme pidajad vist tuli ka, aga kes otseselt temaga siis suhtlesid ja kelle ta ütles midagi ja käskis neile siis vahest midagi teha või ütles neile, et siin usk on neid aidanud lõpuks, kui olid terveks saanud. Ja me näeme selliseid lugusid, peaks olema, ja ma kasutan selle umbes 19, sellepärast, et seal on üks väike kattuvus, mille puhul, nagu öeldakse, jääb võib-olla küsimärgiks, kas need on üks ja sama lugu ei ole, kuna osalt seal on tegelasi ühes rohkem ja teiseks vähem. Me hakka sinna nüanssidesse minema. Ja sellepärast ongi, nagu öeldakse, võiks selle üle nii-öelda vaielda, kas on siis 19 või on neid rohkem. Jääme 19 juurde selle numbriga. Nüüd, need on 19 tükki ja nendes lugudes inimesed, kes saavad terveks, absoluutselt kõigis on tegemes vahetu otsekontaktiga välja arvatud need juhtumid, kus siis tullakse oma lapse pärast, kes on siis kodus haige voodis või oma sulase pärast, kes on kodus haige voodis. Ja see tähendab, keegi teine tuleb tema eest, palub, et Jeesus tuleks ja teeks terveks. Aga ülejäänud situatsioonid on kõik otse üks ühele vahetu kontakt. See, et nad on tema juures või mingi distantsi peal, veride peale lausa puudutas teda, me näeme, ja see on kõigil puhul nendel.
Ja me näeme isegi, kui Jeesus paneb haigetele käsi peale või need teda puudutavad, ka seal on vahetu kontaktiga tegemist. Nüüd mõni ütleb, et kas Jumal ei või tervendada niimoodi, et keegi lihtsalt eemalt palub. Ja ta tervendab ja on teinud seda. Aga me näeme Jeesuse põhieeskuju oli just seesama vahetu kontakt. Nüüd see on mingi element, millest me peame aru saama ja seda peab rõhutama, kuna tänapäeva tehnika ja asi vahest loob väga suuri mugavusi. Ja inimesed hakkavad loobuma sellest vahetust kontaktist. Ja tänasel päeval täiesti eksisteerib juba kogudusi, mis ongi ainult internetis, kus inimesed ei saagi üldse reaalselt kokku. Ja kogu see COVID asi ju tegelikult soosis seda ka mõnes mõttes, kus siis igasuguste reeglitega ei lastud inimesi kokku. Aga see ei ole tegelikult Jumala plaan sellisel viisil. Sest et see on üks kuratlik strateegia just lõhkuda seda vahetut kontakti. Nüüd need vahendid, mis meil on, need tehnilised vahendid, et see on võimalik videot vaadata või jutlust kuulata või mis iganes, need on lihtsalt sellele lisaks, et sa saaksid nagu oleks ammutuda rohkem. Aga see ei ole selle asendamiseks mõeldud. Ja see on rohkem selle jaoks, kui tõesti on inimesel mingisugune tõsine probleem või situatsioon, kus ta ei saanud tulla ja et ta saaks seda tagantjärgi ikkagi vaadata, saaks ammutada. Aga see ei asenda vahetut kontaktist. Me näeme, Paulus ütleb, ma tahan teid näha. Ja ma tahan anda teile siis seda, nagu ta ütleb, et jagada teile pisut vaimulikku annet. Kas sa märkad seesama anne või seesama vaimulik sisestus, mis ta tahtis neile edasi anda, see pidi toimuma vahetu kontakti kaudu. Siin ongi seesama asi, Piibel räägib ka käte peale panemisest ja räägib ka sõna jagamisest ja seesama inimene on selles võidmise keskkonnas ja selles konkreetse koosleku keskkonnas, see on väga oluline. Ja ma ise tean ka seda, ütleme, on asju, mis ma olen vaadanud nii-öelda mingid kooslekud ja asju video pealt, aga on kooslekud, kus ma olen isiklikult kohal olnud, see on hoopis 2 eri asja. Miks pärast? Sest me näeme, siin on teatud kõrgem tase selle asja juures ja see võidmine hoopis teises tasemes ja sa saad palju rohkem, Jumal saab sinusse ehitada. Nii et sellepärast see vahetu kontakt on väga oluline. Me näeme, Jeesus pidas seda oluliseks ja me näeme, kuidas inimesed said terveks just selles vahetus kontaktis. Amen. Nüüd sellepärast on ka inimesel on vaja kogudusse reaalselt kohale tulla. Mitte ainult ülekannet vaadata, mitte ainult salvestust vaadata. See on lisamaterjal selleks, et pärast saaks ammutada sellest või keegi inimene on tõesti kuskil teises linnas või lausa teises riigis, mis iganes ja tahab ammutada, võimalus on olemas. Aga sellegi poolest see ei asenda seda vahetut kontakti. Nii et ei saa olla sükest ainult interneti koguduse liiget, kes kunagi kohale ei jõua. Amen. On olemas erandid situatsioonid mingis perioodiks, aga üldreeglina see ei toimi tegelikult sellisel kombel. Sest et seesama anni ülekandmine või andmine toimub just vahetu kontakti kaudu. Ja Paulus ütles, ma tahan näha teid. Ja siis ta ütleb ka üheskoos ja vastastukku ergutaksime üksteist ühise usu ja teie ja minu oma läbi. Me näeme, kuidas omavaheline suhe, kontakt oli omavahel ja see sai nad said üksteist üles õhutada sellega, mis nad said rääkida, mis nad said jagada. Ja see on tegelikult ka üks teine väga oluline element, niisiis Paulus igatses neid näha, Jumal ei ole muutunud selles suhtes. Ja meil peab ka olema igatsus kogudusse minna. Ja mitte ainult nende sõprussuhete pärast, mis on ka väga olulised koguduses, aga et me saame aru ka sellest vaimulikust ülekandest, mis toimub selle kaudu. Et sa tuled sellesse õhkkonda, Jumala ligiolu on selles paigas, Jumala sõna räägitakse sulle ja sageli sa saad teatud vastused. Sest ma tean, mul on olnud mõningaid situatsioone, mul tuleb isegi mingi aeg tagasi just meelde seda, kus mul oli konkreetselt, ma teadsin, Jumalal oli isegi sõna konkreetsele inimesele või isegi asjad, mis Jumal tahtis nendel inimestel teha. Teatud probleemidest neid välja tuua ja nad ei tulnud füüsiliselt kohale selle koosolekule. Ma ei tea, kas nad eemalt vaatasid, aga mul ei olnud õhutust, et ma peaksin neid teenima kaamera vahendusel. Jumalal oli nende jaoks midagi valmis pandud, aga nemad ei olnud kohal. Mis juhtus? Nad jäid ilma sellest. Need olid seotud tervenemisega tegelikult, konkreetselt nii-öelda vaimu anni kaudu tegelikult isegi. Jumal oleks plaksti midagi nendele kinkinud, mingisugune lahenduse tulnud, aga nad jäid sellest ilma. Nii et see on tegelikult väga oluline see, et me peame olema teatud kohas õiges ajas ja üks teatud koht on see sinu oma kodukogudus. Ja sul on vaja selles kohas olla kohal nii palju, kui see sinust sõltub, kui ei ole tõsine põhjus, siis nagu öeldakse, peaksid sa olema kohal. Amen. Ja ma tean, on inimesi, kes tulnud kahest usus isegi haigena kohal. Vast mõni inimene küsib selle COVID-i nii-öelda mentaliteedi pärast, et kuule, kas ma tohin ikka köhasena tulla? Tule rahus.
Ja sa ei pea mingisuguseid asju ette ka panema endale ja midagi taolist tegema. Igaüks peab siin usus ka olema. Suhteliselt sulle ei jää midagi külge ja mis iganes. Ja nagu öeldakse, nagu vanasti käisid ka erinevad batsillid ringi, käivad tänapäeval ka need ringi igal pool. Et selles mõttes kasuta oma usku ükskõik, mis sorti need batsillid ka on. Et selles mõttes keegi ei pea selle pärast kogudusse tulemata jäädma, et ta nagu öeldakse, arvab, et äkki ta kedagi nakatab sellega, mis temal külge on jäänud, mis iganes. Nagu öeldakse, see ei ole see põhjus, kui sinul on vaja sõna ja sul on vaja kohale olla, siis tule kohale ja see batsill astub minema. Amen. Sina jääd ka alles muidugi siia. Nii, kiitus Jumalale. Niisiis, see on oluline, et meil on see vahetu kontakt. Nüüd vaatame Apostlitegude 4. peatüki. Me näeme, kuidas see on oluline just selle sama teatud sõna võib tulla, lahendused tulla, kui me räägime ka see sama masendus oli inimestel ja segadus oli just selle pärast, et nendel ei olnud pastorit, ehk siis nad ei olnud tegelikult kohalikust kogudusest osa. Nüüd Apostlid 4.23, nüüd me saame aru, siin on tekkinud uus kogudus just ja see on niivõrd noor ja me näeme, kuidas ta nimetab seda kogudust tegelikult, selles on väga huvitav. Apostlite 4.23, siis ta räägib Peetrusest Johannesest, ütleb, kui nad olid vabaks saanud, nad olid just suur kohtu ette viidud ja need oli pragatud, see, et nad kuulutavad Jeesusest ja keelatud nüüd seda teha. Ja see ütleb, tulid nad omade juurde. Nüüd, kas sa märkad, kuidas ta nimetab seda kogudust? Ta nimetab neid omadeks. Amen. Sa küsid, kus ma saan öelda, et see kogudus on. Sa võid ise jälgida kogu seda tegevust ja asju, siis see ongi tegelikult kogudus, mis sündis just Jeruusalemmas Apostlitegude 2. peatükis, kui püha vaim välja valati. Seesama oligi seesama kogudus seal hiljem. Ja seda nimetab neid omadeks. Amen. Nüüd järelikult on midagi sellist, mis kõigil kristlastel on vaja, neil on vaja seda omasid. Ehk siis see on tegelikult nende kogudus. Nüüd küsimus ei ole selles mingisuguses paberi täitmises, see, et ma kirjutan oma nime ja asjad sinna peale, et ma tahan selle koguduse liige olla. Küll see on ka vajalik, sest et tegelikult inimene astub sellega ka lepingu suhtesse. Sest samas aru, kui inimesed näiteks abielluvad, nad peavad ka teatud paberit täitma, aga see on vaimulikult üks väga oluline asi. Jumal paneb sellele ka kirjutab alla, need inimesed on sõlminud lepingu. Ja samamoodi, kui inimene saab koguduse liikmeks, ta kirjutab ka selle paberi, täidab need asjad ära, ta sõlmib ka selle kogudusega lepingu, et ta näeb ennast selle perekonna osana. Amen. Et see on oluline tegelikult. Ja see on sama, et nad nimetasid neid omadeks. Ja nüüd tuleb nad omade juurde, kuulutasid, mis ülempreest ja vanemad neil olid öelnud, aga kui neid seda kuulsid, tõstsid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid, issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva, maa ja mere ja kõik, mis nende sees on. Me näeme siis, nad hakkavad siin järjest paluma selle eest ja Jumala vaim langeb selles kohas ja tegelikult Jumal pöörab kogu selle olukorra tegelikult sellisel kombel, et see Jumala sõna saab hoopis julgemini kuulutatud ja mingit takistusi ei saa ees olema. Aga me näeme nüüd see skeem on see, kui neil oli probleem, siis kuhu nad läksid? Omade juurde. Need, kes olid siis ka isegi apostli ametis olulised vaimulikud juhid, neil oli ka probleem. Ja kuhu nad tulid? Omade juurde. Nüüd, mis nad tegid? Rääkisid, et see probleem eksisteerib. Ja nad lasid teistel enda eest või endaga koos siis paluda. Amen. Nüüd see on üks asi ka, mis me peame aru saama. See, kui inimesed tulevad kogudusse ja otsivad lahendust, on mingis mõttes on teatud alistumine ka sellele autoriteedile ja ka sellele kogudusele, ütleme Jumala poolt paika pannud sellele perekonnale kui sellisele. See, et inimesed usaldavad, et me võin rääkida selle asja ja me koos palume. Amen. Nüüd on kindlasti mõningaid priviaatsemaid asju, mida sa ei pea nagu oleks just kõigile sõna mõttes rääkima, aga siiski me peame nagu oleks usus sageli inimestele usaldama asju. Amen. Ja ütleme ka, kui ma toon lihtsalt vaheasja siia sisse, ka pastorina meil on kokkuleppe inimestega, kui inimesed tulevad ikkagi meilega privaatsemaid asju rääkima, siis see ei kuulu nagu öeldakse kuhugi edasi rääkimisele. Ja mõningad teemad ja alad, kus meil on ka see kokkulepe, et kui meesterahvas tuleb minuga rääkima väga isiklikke privaatsemaid asju, siis ma ei jaga neid oma naisega ka isegi või vastupidi siis, kui kaiga räägitakse. Aga üldised asjad, mis ei ole nagu nii privaatsed, neid me omavahel ka arutame, kui vajadus selleks on. Aga siiski samas on ka see, et mujale see informatsioon välja ei lähe. Selles mõttes, et kuskil naabri tädi ei saa sellest ka teada, mis siis sellele inimesele probleemil oli või tollel inimesel oli probleemiks.
See on umbes sarnane asi, nagu on, ütleme, arstidelgi, nendel on ka nii-öelda see, et nad ei tohi seda informatsiooni, mis nad inimese haigusloo ja kogu selle asja kohta teavad, ei tohi teistele jagada ja teistele rääkida edasi. Nüüd siin, nagu öeldakse, pastori ametis ei ole 100% absoluutse, siin on mõningad erandid, ma ei hakka sellesse praegu minema detailidesse, mõningad situatsioonid, kus, nagu öeldakse, ka meil, kui ütleme, meil on vaja näiteks kellegi inimest nõustada, siis meil on ka see, et vahest meil on vaja küsida vaimulike juhtide käest, kes on meie üle omakorda. Et nagu öeldakse, küsida, mis nemad tunnevad selle konkreetse olukorra suhtes, mismoodi me peaksime seda lahendama või tegelema selle asjaga. Võib-olla mujale me ei räägi, aga räägime ainult selle vaimuliku juhiga, kes on meie üle. Okei, aga see on sellised praktilised, eetilised küsimused rohkem selle asja juures. Aga näeme tagasi nüüd seda, et seesama omade juurde minek probleemi puhul, ka kui haigus või mingi häda on, nagu öeldakse, see on seesama asi, et inimesed peaksid ka olema aldis ja me oleme rääkinud sellest küll, et me ei keskendu selle peale, et kogu aeg igavesed inimesed tulevad ainult oma palvesoovidega ja nõustamine ja palvesoovid ja nõustamine, et me selle kui keskendume sellele, et Jumala sõna õpetada inimestele ja nad kuuleksid vastused ja saaksid lahendus, aga samas teise külje pealt inimesed ei pea üksinda maadlema kuskil mingi asjaga. Ja vahest mõni inimene ütleb, ma saan sellega hakkama, murran läbi ja ei räägi mitte kellegile, ise on tegelikult väga tõsises kriisis. Ja me peame sageli olema need, kes ütlevad, pastor, mul on vaja sinuga rääkida. Me tahan sellest asjast rääkida, mingi tõsine probleem või tõsine kriis, see on võib-olla kestnud mingi aastaid isegi. Ja siis sellest on mõtet rääkida, ei ole mõtet öelda, ma seisan lihtsalt usus ja aastad lähevad ja asjad ei ole muutunud. See on tarkus, nagu öeldakse. Jumal on pannud sinu kõrvale inimesed, kes on ka selleks, et nagu öeldakse, saame aru, Jumal on see, kes annab sulle abi, aga inimesed on need, kelle kaudu sageli see võib toimuda. Amen. Sellest ta ütleb, et piinatud ja vintsutatud ja neil on vaja karjast, neil on vaja inimest, kes sageli annab neile siis kas nõu või ka palub nendega koos või annab neile mingisuguse sihiku või juhatuse. Ja see on see, et see nõuab teatud alistumist ja allumist selles mõttes, et nagu inimesed on vahest ikkagi natuke tahavad uhked olla, et keegi ei teaks, et minul on probleemid ja ma ei taha nüüd öelda talle seda ja mis iganes. Ja kõik olulisem on see, et sa saad lahenduse. Küsimus ei ole selles, kas keegi teab või ei tea ja mis iganes. Me ei ole selle jaoks nii-öelda elamas, et nägusid teha ja kes ilusat fassaadi püsti panna. Ma olen näinud seda vahest, see on inimestel päris tõsine probleem, et see, et nad üritavad seda ilusat fassaadi hoida, et nagu minu elus on kõik hästi, mul on kõik kenasti ja ilusti ja keegi ei peaks teadma ja keegi ei näe. Ja tegelikult hämmastav on see, kes on ka vaimulikult isegi inimeste üle, ta teab ikkagi vahest. Isegi üle loomulikult Jumal võib asju anda. Ja nagu öeldakse, ja sageli sa ei pea olema isegi spetsialist selleks, et isegi üle loomulikult teha. Vahest sa vaatad inimesele näkku ja see, mis nagu öeldakse, tema näos on kogu aeg regulaarselt, see ka mingil kombel räägib, võib-olla kogu infot sa ei tea, aga saad aru, kui inimesel on midagi korrast ära. Ja kui ta on pikemalt perioodi juba midagi korrast ära, siis ta ei tule kogu aeg naeratades ja tal ei ole halleluuja kogu aeg, vaid sa võid näha, ta on kuidagi mossis ja ta on kuidagi liimist lahti, see on väljendatud mingil kombel. Me ei tee muidugi sellest alati lõpliki järeldusi, aga me ei peagi üritama peita. Meil on vaja lahendusi, meil on vaja muutusi saada. Sul ei ole vaja ilusat nägu teha ja endale maski ette panna, sul on vaja lahendused saada neile asjadele, mis need parasjagu ka on. Amen. Me näeme, nemad tulid ja rääkisid sellest omadele ja palusid ühiselt koos ja said lahenduse. Ja see on seesama printsiip tegelikult, kui sinul on ka mingi situatsioon, see ei ole vale võtta, leppida kokku ja see, et nagu mõni ütleb, pastoril ei ole aega ja ma hakkame aega raiskama. Pastori ülesanne ongi sellega tegeleda. Ma olen erandolukorras 24/7 saadaval, tavaolukorras siis ütleme sükestes normaalsetes kellaaegades, eks ju. Aga kui on tegemist väga tõsise kriitilise situatsiooniga, tohib öösel helistada. Tohib ja ma võtan vastu selle telefoni ka, mul ei ole öösel vaikse peale pandud selles mõttes, et ma üldreeglina. Need on rohkem erandid olnud siis, kui me oleme Ameerika poole peal, et eestlased ei helistaks sealse öö ajal, siis me oleme vaikseks pannud, et nagu öeldakse, keset ööd ei hakkaks seal midagi helisema, sest et inimesed ei tea alati, et sa oled kuskil ära. Okei, see on teema, aga üldiselt ma olen saadaval ja selles mõttes, et olla valmis ka siis usus seisma. Ja meil on olnud situatsioone, kus me oleme inimeste ees sõna otseses mõttes öösel usus seisnud ja palvetanud ja on tulnud tõsised läbimurrangud ja inimesed on saanud sõna otseses mõttes elule tagasi tõmmatud, kus on olnud asju. Okei, aga näeme nüüd, vaatame Apostlitegude 12. peatüki, esimese salmi. Ka siin on nüüd üks mingil määral analoogne situatsioon. Jälle kogudus. Need kõik kirjakohad ei ole küll tervenemisega seotud, aga saame aru, need on printsiipides alati selles mõttes rakendatavad.
ütleb, aga sel ajal pistis kuningas Herodes käe külge, mõnedega külge kogudusest, et neile paha teha. Ja ta tappis mõõgaga Jakobuse ja Johannese venna ja nähes, et see oli juutidele meelt mööda, võttis ta ette vangistada Peetruse. Sellel ajal oli parajasti hapnemata leibade pühad. Ta võttis tema kinni ja heitis ta vangitorni ning andis tema neljamehelise sõjameeste salga kätte hoida, kavatsedes teda pärast paasapüha tuua rahva ette. Kas sa märkad, päris kõvasti pannakse mehi hoidma teda. Nad juba olid aru saanud, et need mehed ei püsi kuskil, see vanglas kinni. Nii peeti siis Peetrust vangis, nüüd pane tähele järgmist fraasi, aga kogudus tegi väsimata palvet Jumala poole tema eest. Nüüd me näeme seda, et see sama side ja see kontakt koguduse vahel. Sest vaata, üks asi on ka, me ei suuda kogu maailma iga probleemi eest palvetada. On ju nii? Ja sa ei suuda võib-olla kõigi, ma ei tea, seal riigis võib-olla nälgivate või seal riigis väga erirasketes ja erinevates ahastuses olukordade ja inimeste eest kõigi eest alati paluda. Me võime võib-olla üldisemalt paluda, aga meil on sageli vastutus paluda nende eest, kes on meie kõrval, kes on meist osa, ehk siis meie kogudusest osa. Ja me näeme, siin on üks pühendumine. Nüüd Peetrus on vangis ja nad saavad väga tõsiselt aru, et siin ei ole lihtsalt küsimus ainult vangis olema, on oht, et nad võivad ta ära tappa. Ja nüüd, mida nad teevad? Väsimata palvet selle asja eest. Ehk siis me näeme, nad on tulnud kokku, isegi see kirjeldus pärast hiljem viitab sinna ühiselt kokku, nad isegi on öösel palvetamas seal Peetruse eest ja kogu selle situatsiooni eest. Ja nüüd tuleb ja Jumal sekkub sellesse asja. Vaata edasi, ütleb, aga kui Herodes tahtis ta tuua kohtu ette, magas Peetrus sel ööl 2 sõjamehe vahel, 2 ahelaga seotult ja vahid ukse ees valvasid vangihoonet. Nüüd me näeme, tema on üleloomulikus rahus. Amen. Ja siis ta ütleb niimoodi, ja vaata, issanda ingel seisis seal ja valgus paistis seal toas ja ingel tõukas Peetruse külge. Me näeme, et Peetrus on nii rahulikult magamas, et ingel peab teda lausa raputama, et üles ärkaks. Äratas ta üles ning ütles, tõuse usinast üles ja ta ahelad langesid käte ümbert maha. Ja ingel ütles talle, pane oma vööle ja kingad jalga. Tema tegi nõnda. Veel ta ütles talle, pane kuub selga ja tule mu järel. Ja ta tuli välja, läks ta järele ega teadnud, et on ilmsi see, mis sünnib ingli kaudu, vaid mõtles nägevat nägemust. Märk, et ta on nägemusi näinud ja nendega harjunud ja mõtles, et nüüd on jälle üks. Ja kui nad jõudsid mööda esimesest ja teisest vahist, tulid nad raudvärava ette, mis viis linna. See läks iseenesest neile lahti. Väga huvitavad. Tol ajal on ka iseenesest lahti minevad väravad. Et see ei ole uus üllatus veel. Tänasel päeval muidugi on see, et mingid mootorid teevad seda, aga siin on, me näeme, üleloomulikult toimub see. Ja siis ja ta tulid välja ja läksid edasi üht tänavalt mööda ja ingel lahkus äkitselt temalt. Ja kui Peetrus teadlikuks sai, ütles ta, nüüd ma tean tõesti, et issand on läkitanud on ingli ja on mind päästnud Herodese käest kõigest, mida juuda rahvas ootas. Ja me näeme, ta läheb siis sinna samasse kohta, kus nad on seal koos palvetamas ja siis räägib lõpuks sellest asjast, mis Jumal oli teinud. Aga me näeme nüüd jällegi, kuidas kogudus, me näeme, tal on vastutus, aga me näeme samas, tal oli ka meelevald ja positsioon paluda selle inimese Peetruse eest ja et see olukord sai pööratud. Näeme seda, et nagu öeldakse, see põhjus, miks ka Peetrus ja Johannes läksid omade juurde, on see sama, et sellel kogudusel on see sama meelevald ja positsioon paluda sinu eest, et sa tuleksid välja teatud probleemidest. See on üks asi, millest me peame aru saama kahte pidi. Nii sina, kui sa oled probleemi situatsioonis ja ka kogudusena, kuidas me võime paluda esile hämmastavaid imesid tegelikult. Kus inglid tulevad lausa isiklikult kohale ja nii-öelda see võib olla ka tervenemisega seotud. Samamoodi paluda esile imed inimeste eludes, kes on võib-olla täiesti lootusetus olukorras. Nii-öelda võimalused juba homme surevad ja Jumal pöörab selle olukorra. Ja me näeme seda, kuidas kogudusena meil on see positsioon. Aga mis see on see sama oluline element? See sama, et sa oled osa sellest kohalikust kogudusest. See on see põhjus, miks nad olid piinatud ja vintsutud. Nad ei olnud sellest osa. Mõni ütleb, et tol ajal ei olnudki veel kogudust, aga see ongi see sama viide, ta räägibki just sellele, et see oli puudujääk, mida ei olnud veel. Ja Jumal oli selle plaaninud selle asja lahendada. Aga nüüd tänasel päeval on see võimalik ja sellepärast, kui inimene sünnib Jumala riiki, tal on vaja kohalikku kogudust. Kogudust, mis saab teda palves kanda, kogudust, mis saab talle õpetust jagada, kogudust, mis saab talle nõuannet anda. Tal on vaja seda kogudust, et nii-öelda püsida tervena, käia tervises.
Nagu see lugu, millega ma eelmises osas alustasin, kuidas Kenneth Haginile ka Jeesus isiklikult ütles, et kui inimestel ei ole kogudust ehk siis karjast või pastorit, siis see ongi nende probleem. Siis see ongi nende probleem. See ongi seesama inimeste probleemi allikas, hakkab just vahest sellest peale. See küsimine selles, et ma tunnistan tervenduskirja kohti, ma loen tervenduskirja kohti, ma uurin tervenduskirja kohti, ma peaksin terveks saama. Kui inimene ei ole osa kohalikust kogudusest, kõik see muu ei pruugi anda tulemusi. Amen. Et me ei tohi seda nagu jätta kõrvale, sest et see on osa sellest, mis Jumal on tegemas. Vaata korra Luuka 4.16. Siin on üks kirjakohtadest, mis on tegelikult väga, väga hea näide. Luuka 4.16 ütleb, ja tuli Natsaretti, pädele, kus ta oli üles kasvanud. Kus ta oli üles kasvanud. See oli tema, see kodukoht nii-öelda, eks ju. Ja nüüd ütleb, ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval koguduse kotta ja tõusis üles lugema. Nüüd Jeesusel oli harjumus. Mõningad harjumused ei ole halvad harjumused. Ja temal oli harjumus, mis oli temasse pandud tema kodukohas. Ilmselgelt saame aru siis tema vanemate poolt. See, et ta läks hingamispäeval, siis tol ajal siis oli see laupäev, saame aru, aga hingamispäeval, siis tänasel päeval meie jaoks on see pühapäev, läks koguduse kohta, ehk siis tänasel päeval siis läks siis kogudusse. Amen. Jeesus on meie eeskuju, me peame tegema tema tegusid. Meil on vaja harjumust koguduses käia ja meil on vaja sinna regulaarselt minna kohale. Või tulla kohale, selleks täna siis siinpool öeldaks. Amen. Nüüd see on oluline tegelikult, et me sellisel kombel mõtleksime ja sellisel kombel nii-öelda suhtuksime. Vaata veel 1. Thessaloniklastele 5.12. Ja see ütleb, aga me palume teid, vennad, tunnustada neid, kes teevad tööd teie seas ja on teie ülevaatajad issandas ning juhatavad teid ja pidada neid üpris väga armsaks nende töö pärast, pidage rahu ise keskis. Kas sa märkad, ta nimetab neid inimesi, viidates siis tegelikult koguduse pastorile ilmselgelt, et nad on tema ülevaatajad issandas. Nüüd, see on üks asi, mis peaks meie jaoks ka väga selgelt paigas olema. Kes on sinu ülevaimulikult issandas? Ja see peaks olema une pealt teada see koha. Ja see ei ole lihtsalt nime küsimus, vaid sa näed ka tema rolli selles kohas. Ja sa ammutad sellest annist ja ammutad sellest, mis Jumal tema kaudu sulle annab ja pead seda oluliseks. Nüüd see ei ole isikute austamine, see ei ole see, et mina vajan mingit austamist ja kummardamist, vaid et Jumal on andnud ühe anni sinu kätte minu näol. Et sa ammutaksid sellest ja see on sageli sinu lahendus, sinu vastused ja ka tervenemised tulevad selle kaudu. Amen, amen ja amen.